Aitäh mind kutsumast. Siin on väga huvitavad lood olnud. Ma olen ise eluaegne Tähtvere elanik ja väga näen ennast selle kogukonna liikmena. Kunagi lõin Veski tänavast lausa näituse ja pool elu olen elanud Kalamajas ja üks Kalamaja muuseumi tuur lõppes küll veiniga minu aias, aga me abikaasaga aknast piilusime ainult seda, ei julgenud õue tulla. Aga see veinipakkuja on meile veini pakkunud, me oleme ikkagi kogukond seal majas ka. Olen ERMi teadur, peaaegu 10 aastat ERMis töötanud ja viimased 4 aastat olen olnud ööuurija. Uurin siis öiseid inimesi, seda, kuidas inimesed on ööaega kogenud, kuidas pimedus muudab linna, kuidas pimedus muudab inimest. Ja näitus Kellele kuulub öö siis keskendub Eesti linnaööle nii ajaloos kui tänapäeval. Ise olen ka öös käija, olen juba pikka aega öiseid kogemusi otsinud ja kogenud ja kuskil üle 10 aasta tagasi hakkas mulle väga huvi pakkuma öine tantsukultuur, hakkasin väga suurt vahet tegema ööklubil kui näiteks äriasutusel, mis pakub võib-olla sellist standardsemat kogemust, ehk siis mis on nagu enamasti alati ühesugune ja ööklubi kui kultuuriasutus, kus siis luuakse ja otsitakse ja pidevalt arendatakse ja tullakse kokku ja ka kogukonnana. Ööaeg ise on eriline aeg, see muudab selliseid päevaseid sotsiaalseid norme. Öösel tekivad unikaalsed ruumid, kus sellised erinevate kogukondade identiteedid saavad esile erilisel moel kerkida. Et öist aega võib ka vaadelda kui pausi, et see võimaldab meil astuda kuidagi väljapoole sellisest igapäevaelust, nendest piirangutest ja rollidest, mida see päevane aeg meile seab. Ja öö siis aegruumina on selline viljakas pinnas, kuhu sellised öised kogukonnad võiksid kerkida, et mis on siis oma reeglite ja tähendustega. Ja tihtipeale siis ongi need kogukonnad seotud loovuse, eksperimenteerimise, sellise teistsugusega, uuenduslikkusega ja millele ma täna siis eelkõige keskendun on peavoolust siis eemal tegutseva muusika- ja tantsukultuuriga, et ma näitan teile üsna mitmeid tantsuvideoid täna. Aga et kuidas sellele öönäitus ise räägib väga paljudest asjadest, räägib nii ööelukultuurist kui argisest ööst, öötööst, ööga seotud regulatsioonidest ja nii edasi, aga täna ma siis keskendun just selle tantsu- ja muusikakultuurile, sest sealt see minu huvi ka alguse sai. Et põgusalt kontekstiks, et millegi pärast just see öine aeg on tekitanud selliseid muusika- ja tantsukogukondi, et kui vaadata näiteks Ameerika näitel, siis 20. sajandi alguses ju tekkisid džässiklubid näiteks, mis andsid võimaluse mustanahalistele jagada oma muusikat ja kultuuri. Need olid muidugi väga pahelised kohad sellise peavoolu ja traditsiooni jaoks, nii nagu see öine elu on alati tundunud natukene paheline. Ja sealt edasi öised speakeasy, džässiklubid pakkusid oma ruumi, turvalist ruumi ka näiteks LGBTQ+ kogukonnale, väljaspool siis selliseid tavapäraseid piiranguid ja hiljem tuli rock n roll, disko, house, tehno, rave, et kõik tegelikult sellised hip-hop samamoodi, et sellised
alternatiivsed kultuurid, mis tänapäevaks paljuski on juba nii-öelda päevavalguses, džässkultuur on ju lausa isegi akadeemiline kultuur, muusikakultuur, et need siis kuidagi on seal öösel just sündinud, arenenud ja kogukondi kokku toonud. Et kui nüüd Eesti ööelukultuuri sellist, ütleme, ööelukultuur, mida me võib-olla tänapäeval, nagu mis on meile tuttav, et selle algust ma ise vaatleksin kuskil 19. sajandi lõpust alates, sest siis hakkas, tohutult palju oli ühiskondlikke muutumisi, Eesti aladele jõudis ka tööstusrevolutsioon, üldine moderniseerumine, Eesti rahvas hakkas maalt üha rohkem linna kolima, emantsipeeruma, tehnoloogia areng tõi kaasa tänavavalgustuse ja seda tänavavalgustust või valgustuse arengut ma näengi nagu väga olulise elemendina, miks üldse linnas hakkas selline ööelu nagu üha nagu mitmekesistuma ja kirjumaks muutuma. Et enne selleks nii palju võimalust ei olnud, mida pimedam oli linn, seda tugevamalt tuli seda reguleerida, ehk siis inimesed koju ära saata, kui väljas läks pimedaks, et elektri ja eelnevalt ka gaasivõrgustike tulekuga, et see hakkas ka kõik muutuma. Eestlased hakkasid osalema Eesti Seltsi liikumistes ja hakkasid seal ka öö läbi iga nädal tantsima. Et selline, et Eesti siis seltsid olid esimesed ööklubid, kus tõesti iga nädal midagi toimus ja paljudele see muidugi ei meeldinud. Mis veel Eesti siis, ütleme, 20. sajandi alguses ja eelkõige noore vabariigi ajal toimus, oli see, et hakkasidki tekkima nüüd juba nagu silmnähtavalt erinevad kogukonnad, ja põrandalused kogukonnad, ja üheks neist oli siis kväärkogukond ja ehk siis LGBTQ+ kogukond ja minu jaoks siis öönäituse peakuraatorina oli oluline ka nagu seda osa just selliseid vähemusgruppe selles ööuurimuse kontekstis näidata ja sealt siis hakkas ka see nii-öelda kaasamine, kuraatorite ja uurijate kaasamine, kes siis nagu kogukonna liikmed ise olid. Et näiteks kväärkogukonna puhul ma pöördusin Rebecca Põldsami juurde, kes on kunstiteadlane ja etnoloog ja kes on uurinud siis Eesti kväärkogukonna ajalugu juba pikalt ja ka doktorikraadi sel teemal omandanud, aga mul oli ka oluline anda selles mõttes vabad käed, et mitte ette öelda, mida ma tahan seal näha või isegi kuidas teemat käsitleda, lihtsalt oluline on see, et see kuidagi ööga oleks seotud. Ja öö on siis olnud kväärkogukonnale oluline aegruum, et ennast vabalt ja loovalt väljendada ja oma identiteeti leida, luua ja arendada ja leida siis oma kogukond ja mis tuli siis sellest koostööst välja, oli, et Rebecca kaasas põhimõtteliselt väga, mitte väga suure osa Eesti LGBTQ kogukonnast, kes on ka avalikkuses võib-olla aktiivsemad, kes on kunstnikud, esinejad, filmitegijad, ajaloo uurijad ja nad tegid filmi siis ERMi näitusele. Filmi nimeks sai Lilletõuduste öö. See on lühifilm ja selle nimetus tuleneb 100 aastat tagasi ilmunud, ühes ajalehes ilmunud rubriigist Lilla õudus,
kus siis mingi anonüümne mees just nagu käis öösel linnas ringi ja siis kajastas seda, kus siis need nii-öelda teistsugused ja imelikud öösiti kogunevad ja mis nad teevad, et üldse kogu see ajakirjandus oli väga sihuke kollase maiguline ja et keegi olevat kuskil midagi teinud ja tegelikult sellist päris ajaloolist fakti sealt välja ei loe, aga et see suhtumine oli 100 aastat tagasi ikka selline, nagu ta oli ja kokku siis tõesti, ma arvan, et seal töötas umbes 100 inimest selle filmi juures ja see räägib sellest, kuidas siis tänapäevasest räägipeost leiab aset ajareis siis 100 aasta tagusesse räägipittu, et sellised peod 100 aastat tagasi tõesti toimusid, nad lihtsalt olid väga põrandaalused, nagu paljud sellised öised asjad on olnud, et paneme selle treileri lihtsalt korraks peale. Tallinna Post 1932. Armand Siniraq Tallinnast, kes murdis sisse Therese lossi, et seda lihtsalt rüüstata ja segi peksta. Kui Magnus Hirschfeld lavas su Estonia ja vanemuine õhkas veel ja Eesti rahva huvi oli nii suur, sest teemaks olid armastuse eksiteed. Mainin vahel, et öönäitus on veebruarini veel lahti, nii et kõik saavad seda filmi seal täispikkuses vaadata. Film teeb juba ringe festivalidel ja tundub, et on seal väga edukas. Et selline öine, ütleme, subkultuuriline organiseerumine kindlasti, et seda on nähtud ka ajaloos kui ohtu korrale, ohtu korralikele inimestele, ka tantsimist, meeste ja naiste vahelist tantsimist on nähtud kui viirust. Ise ma uurisin just seda tavapärast öist tantsukultuuri 100 aastat, 150 aastat tagasi, et seda käsitleti ajakirjandust kui batsillus jalakeerutust või mis oli tantsuinfluenza ja et ikka tõesti haigus, et Eesti inimesed on haiged selle öise tantsimise järgi ja et isegi doktorid ja nende prouad tantsivad, nii et me ei saa isegi arstidelt enam nagu abi, sest nad on ka selle viirusega nemad kinni püüdnud. Et sellist kontrolli igat sorti öise tegevuse, öise kogukondade üle on nagu hästi palju rakendatud, eks seda tehakse tänapäevalgi igasugused alkoholimüügi piirangud ja kohtade lahtioleku piirangud ka nagu omal moel kogu seda öist tegevust kontrollivad ja näitab ka seda, et ööelu ei vaadelda veel tänapäeval väga levinult kui kultuuri. Aga et näitusel me siis loodame ka kuidagi seda niimoodi näidata. Et kui siin võtta ühe ööuurija tsitaat, et sageli ei viinudki öised üleastumised ohtlike konfliktideni, nii nagu seda tihti kardetakse, vaid pigem kujundasid need vaikselt varjatud ajalugusid. Need olid ajad, kohad ja ruumid, kus inimeste eneseväljendus ei olnud nii tugevasti allutatud päevasele pidevale järelevalvele või valguse kurnavale kontrollile. Et kui nüüd edasi liikuda, ma jätan vahele kahjuks nõukogude aja, kuna ka kindlasti seal oli öiseid kogukondi, aga meil ei õnnestunud neid tegelikult leida, et kindlasti on teada muidugi punkkultuur, aga see ka on pigem, tal ei olnud nagu öös võib-olla nii kohta välja arvatud, võib-olla inimeste sellised isiklikud ruumid, et öönäitus keskendub ikkagi poolavalikule ruumile. Et ma hüppan siit 90-ndasse, mis on siis kontrolli mõttes hoopis vastupidine. Iseseisvuse taastamise järel oli riik siis muidugi nii kujunemisjärgus, kõik seadused, reeglid olid väga ebamäärased, paljuski puudusid just 90-ndate alguses
et see tekitas sellise väga unikaalse olukorra Eestile või üldse maailma sellises ööelukultuuris, kus sellised tihtipeale ise tehtud tantsupõrandad saidki olla vabaks väljundiks noortele, kes siis otsisid neid uusi identiteete ja tähendusi selles vabanenud noores ühiskonnas. Ja tekkisidki uued kogukonnad, Eestisse jõudis alternatiivne klubikultuur ja hakkaski välja joonistama selline selgem vahe ööelukultuuri ja võib-olla sellise ööelu kui äri vahel, et üks on selline, ütleme, võib-olla teenus ja teine on selline loov kultuuriprogrammile põhinev asutus. Ja mis siin piltide peal on, et see on nüüd väikene koostöö, ütleme 90-ndate klubikultuuri kogukonnaga, mis algas mul tegelikult juba 2016-17, kus ma uurisingi 90-ndate alguse klubikultuuri, noored Eesti inimesed, paljud neist olid tõesti gümnaasiumiealised, enamasti toona poisid, kes olid sellest huvitavast, imelikust, monotoonsest, tumedast tehnost ja hausist hästi huvitatud, nad tahtsid selle muusikani jõuda, palju sellest liikus vinüülidel, tehnika ei olnud väga kättesaadav, kõik oli selline maksimaalselt ise tehtud, et siin ongi need poisid see on nüüd Tallinnas, Tartus toimus paljuski väiksemas mastaabis, aga samad liikumised. Et need poisid seal all keskel siis rentisid vana punase reti ühe suure saali ja nüüd 90-ndate keskel siis toimusid nagu Eestis esimesed reivid, mis olidki siis väikest, meie mõistes väikeste poiste tehtud, aga tõid kokku tõesti mitu tuhat inimest ja tegelikult olid nagu hästi oluliseks selliseks kogukonna kogukonna ürituseks, kuhu saigi tulla muusikat kuulama ja tantsima. Et selliseid kogukondlikke koosloomisi on siis võib-olla just 90-ndates saati olnud hästi palju, sellist hästi palju ise tegemist, just et üks näide jälle koostööst siis ERMis kogukondade kaasamisest on installatsioon nimega Bling ja Blingi installatsiooni autor on Terje Toomisto, kes taaskord on etnoloog, nii nagu Rebecca, aga ta on ka filmitegija, antropoloog, loovuurija, et ERMis ka öönäitusel oli oluline kaasata sellise hea uurimiskogemusega loovaid inimesi, kes siis oskavad lisaks, ütleme, kui tavalise akadeemilise inimese väljund on võib-olla kirjalik artikkel, et siis kellel tegelikult see väljund oleks ka nagu muuseumisse sobilik siis laiemale publikule atraktiivne, mingi installatiivne selline loome. Ja Bling on siis üks väikene subkultuur, mis siiamaani tegutseb. See ongi selline ühisloome subkultuur, see on enamat kui tantsumuusikafestival. See on siis selline üritus, kus kõik osalejad panustavad mingil määral siis vastavalt oma huvidele, oskustele, võimalustele sellesse programmi. Ala dekoratsioonid, ehitus, toitlustus, korrashoid, loomulikult muusika mängimine või isegi finantsiliselt, ja selle Blingi installatsiooni juures oli siis samamoodi, et tegelikult need samad Blingi inimesed ka kogu selle installatsiooni öönäitusele lõid, et tegelikult nii Terje, kes on selle Blingi kogukonna liige, kui siis ka kõik kogu tema kogukond tuli seda installatsiooni meile tegema. Et ma näitan, kuna Terje tegi ka filmi, et siis ma näitan nüüd väikese lõigu sellest Blingi filmist, et te saaksite umbes aru, mida see kogukond siis kujutab. See film on ka siis näitusel üleval.
Minu jaoks on Bling midagi, mis sai alguse esimese Mutianu peoga 2012 Aegviidus, kui me läksime lihtsalt generaatori ja paari kõlariga metsa ja Ivo mängis seal ja mingil hetkel hakkas vihma sadama ja sääski tuli liiga palju, kolisime Ivo juurde edasi. Sealt sai alguse minu jaoks selle kogukonnaga koos kasvamine. Tuli meelde üks seik esimeselt suveblingilt, kui mind kohe võeti kampa ja juhuslikult sattus mulle suur õnn õmmelda katteloorist telke. See oli täiesti absurdne asi, mida teha. Aga see oli nii tore, me keset põldu õmblusmasinaga lihtsalt vuristasin seda katteloori kokku ja see oli nii äge. No see on lihtsalt üks väike hetk, aga see on kohe Blingi algusaegadest. Aga ma arvan, neid hetki on nii palju olnud, kus ma olen mõelnud, et elu on ikka nii äge koos teiega, koos sõpradega. Ja et mina olen elus, see on äge. Kui need Blingid hakkasid, nad olid regulaarselt iga paari kuu tagant. Ja see oli vajalik, minu jaoks oli see, mis nagu täitis mu patareid. Mingi hetk hakkas Bling toimuma võib-olla 2 korda aastas ja siis võib-olla mingi 1 korda aastas, aga see algus oli minu jaoks nagu päästis mind mingisugusest teatud olukorrast ja viis ühest olekust teise nagu minu eluteel. Mingisuguse identiteedi osa on ta minus äratanud ja nagu hoidnud. Et algselt piisas väga palju ka lihtsalt teast muusikast ja koos tantsimisest töö läbi. Siis nüüd nagu on muusika on ikka nagu hea ja tore, mis nagu toob kokku, aga see mingi koos olemine ja selle nagu väärtus on nagu võib-olla heas mõttes ka sügavamaks läinud, et sa lood nagu sellise ruumi, kus saab kuidagi tühiselt koos olla, nii et kui sa siis lahkud, siis sul on päris hea olla. Et see Blingi kogukonna kaasamine, et see kujunes ka niimoodi vaikselt, et ma teadsin, et Terje on, ta oli mu hea tuttav, tean, et ta on ka ööelu inimene ja just tema sellised loovad meetodid, mida ta uurimistöös kasutab, et see tundus, et see koostöö võiks meil olla hästi tore, aga ma jällegi ei pakkunud talle midagi välja, mida ta võiks seal näitusel teha, vaid et ta ikkagi ise pakkus, et ta toob kogu Blingi kogukonna öönäitusele siis koos seda installatsiooni looma. Et jah, Bling on selline väga tugev, tihedalt koos olev kogukond, aga öö tihtipeale loob ka selliseid ajutisi kogukondi, mis võivad näiteks hommikul laiali minna, aga mis öö jooksul on inimeste jaoks väga tugevad, väga tähenduslikud, et inimesed kogunevad teatud kohtadesse, siis ütleme ööelu kohta, tantsupõrandale, osalevad ühistes rituaalides, mis siis ongi tantsimine, muusika kuulamine, sotsialiseerumine, ja et sellest siis see ajutine kogukond moodustub, mis hommikul läheb laiali ja tuleb siis järgmine kord jälle kokku, et sellest räägib nüüd jälle näitusel olev üks film, mis küll ei saanud näitusele loodud, aga sinna kaasatud Anastasia Tšerkassova, kes Tallinna Ülikoolis siis õppis visuaalantropoloogiat, et tema Tallinnas Uue-loomingu majas, mis paar suve tegutses, siis käis tööl, töötas seal baaris ja öösiti siis ka muuhulgas filmis tantsupidusid. Seda muidugi seal inimeste loaga, et see üks selline häda öiste kogukondade uurimisel, et miks seda eelkõige teevad ikkagi inimesed, kes sinna kogukonda kuuluvad, ongi see, et sinna väga ei taheta ligi lasta.
et mitte, et seal midagi nii jubedat toimub, mida võib-olla meediale tihtipeale meeldib öelda, et nagu siin eelmises ettekandes oli see, et prilllauad toovad lugejaid ja külastajaid, et siis öö puhul on ikka narko ja alko ja kõik need koledad asjad, et nüüd kui ma muuseumis ka ütlesin, et ma tulen rääkima öistest kogukondadest, et siis seal ikka oli ja mis seal muud on seal kogukonnas, kui teadagi mis, eks, et nii ta kipub nagu olema ja seetõttu ei taheta võib-olla sellist väljaspoolt uurijat ka ja eelkõige, kui seal on kaamerad ja kõik, et juba see, et see rikub selle nii-öelda vaibi ära, et kui sul on tantsupõrand ja seal on väga hea olla ja kui keegi seal käib niimoodi ringi oma kaameraga, siis see ei ole väga meeldiv ja eks inimesed on tundlikud ka, et tegelikult uurides neid öiseid kogukondi ja dokumentaalmaterjali näiteks 90-ndatest, siis oli küll tehnikat vähe, aga kellel oli, et see jäädvustas ja inimesed seal kaamera ees on ikka nagu, et nii äge filmi mind, aga tänapäeval enam seda asja ei ole, sest eks me teame, et me võime siis homme olla YouTube'is või kuskil, ei tea, kus kanalis kõigile näha, et see ei ole nagu, ja see öise elu juures on mingi stigma ka, et võib-olla ka inimene ei taha, kes, ma ei tea, ma töötan päeval advokaadina, ma ei taha, et isegi oleks kaader minust umbes hallis tantsimas, et sihuke lugu selle ööga on. Aga Ulmiga siis Anastasia töötas ise seal, ta oli ise selle kogukonna liige ja ta tegi sellest lühidokumentaalfilmi siis seal Uue Loomingu majas, et seal on siis kaadrid klubikeskkonnast, suhtlevatest, tantsivatest inimestest ja kombineeritud siis nende inimeste häältega, kes seal töötavad, kes üritusi korraldavad, esinevad või niisama külastavad, et just nendes lugudes on siis ka palju sellist kogukondlikkust, miks just öö, miks just selline muusika, et kuidas kaasatakse, kuidas tõrjutakse ja nii edasi, et vaatame sellest ulmast ka ühe klipi. I've always been kind of more of a lone wolf. Like, I don't really like this idea of community that much whenever it's been in a school setting or like whenever I've been in projects or whatever. But with nightlife, I've actually kind of felt like, purest sense of like this feeling of belonging to somewhere. Whenever you talk about a community, I kind of always have this connotation of needing to live with a bunch of people and needing to obey somewhat rules and kind of needing to, live in this kind of synergy and needing to blend into a similar rhythm. But with clubbing, it doesn't really apply because I feel I'm still an autonomous person, because actually I rarely, see these people or hang with these people outside of this clubbing setting. So we kind of live our individual lives, and then we come together whenever we're clubbing, and then we spend this 12 hours together, and then again we retreat from each other. I think shared values that would make what community is. If you are sharing the same idea, doesn't have to be the same idea, but same core values, morals, what is right, what is wrong. In that sense, if you share some values together,
then makes it a community for me, or if it's shared time together as well. Ja siis üks koostöö kogukonnaga, mis siis nagu minul oli selline, minul otsene oli klubiga Hall, mis on siis kuskil 8 aastat Tallinnas seal Kalamaja piiril tegutsenud. See on nüüd küll selline vägagi ise tehtud klubi, et siin on fotod selle klubi ehitamisest. Nende idee oli tegelikult rentida see maja või need ruumid, et teha seal üks pidu, aga nüüd nad on seal juba 8 aastat pidusid teinud, ja seda hoonet siis aina arendanud, tantsupõrandaid juurde ehitanud, ja Hall on siis kindlasti selline koht, mis kannab just seda ise tegemise ja seda kogukonna kokkutulemise vaadet, et seal palju nagu sellist on tunda nagu võib-olla vastuolu selles visuaalis, et see mingi valge silikaat, hoone, kõik on selline natuke kõle, muusika, mis seal mängib, on selline monotoonne ja hämar ja tõsine, aga samas see kogukond ise on hästi, hästi sõbralik. Halli juht ütles, et neil on vist olnud 1 või 2 mingit kaklust, väga karm turvakontroll on ka, aga et 8 aasta jooksul, et tegelikult ei toimu seal agressioone, et seal kõik inimesed on teretulnud, kes on sõbralikud ja austavad teisi, ja et see on nagu ööelukultuuriasutustele hästi oluline just seda turvalisust hoida ja arendada, ja mingil määral siis Hall tõesti toimib ka nagu mingi kogukonna keskusena, ja need, kes seal töötavad ja kes seal käivad, ongi osa nagu sellest kogukonnast. Et mina Hallilt kogusin siis nii materjale kui esemeid, et üks selliseid lõbusamaid eksponaat töönäitusel on kaotatud, leitud asjades sein ja vitriin, kus siis, mul on siiamaani need kotitäied veel enda kabinetis, aga mingi osa sai siis seintele siis riideid, mis on Halli maha jäetud, et me tegime tervet kostüümid neist, peate minema ERM-i vaatama, mul ei ole neist pilti, et kostüümid, inimesed on jätnud pükse näiteks Halli maha, tohutul hulgal pangakaarte, ID-kaarte, rahakotte, võtmeid, inimesed on oma võtmeid üles leidnud sealt vitriinist, see on ka tore, saab tulla ja küsida, me anname. Et see oli selles mõttes tore koostöö, mis hästi palju nagu seda kogukonda kaasas, ja sellest edasi jõudis ERM-i Halli kaudu ka päris ööelu. Meil oli nüüd septembris, veidi rohkem kui 6 aega tagasi toimus Unda festival, osana siis Tartu 2024 programmist, et see Tartu 2024 tõi meid kokku. Unda festival, see oli elektroonilise muusika festival, mis omakorda tõi Berliinist ja Detroitist veel väga suuri erilisi klubikultuuri nimesid, ja kõik nad siis sinna öönäituse alale, et me saime tegelikult öönäitusel ka pidutseda. Ja ma siia lõpuks, aeg vist on pisut, et lõpuks üks tsitaat ja siis üks väikene video veel, et Unda festivalil esines ka Dmitri Hegemann, kes on siis legendaarse Berliini klubi Tresor asutaja, ta esines siis ettekandega, mitte DJ-setiga, et ta on 70-aastane härra nüüdseks juba, et tema siis oli see, kes Berliinis, kui müür langes, põhimõtteliselt hakkas looma seda tehnokultuuri, öist tantsukultuuri. Ta lõi kõige esimese Berliini tehnoklubi ja siis sellele järgnevalt Tresori, mis siis siiamaani küll teises kohas tegutseb, et selline legendaarne ööelu inimene ikkagi maailma mastaabis, et ma loen ette tema tsitaadi, mis on ka kohe teie ees, mille ülemist osa
me ei näe. Kas ma olen vist slaidi pannud. Ei näe. Okei. Aga siis ma ikkagi võtan lahti omast. Et Hegemann siis nagu toob välja selle ühe nagu olulise aspekti, et miks on kogukonnad olulised ja kuidas öised kogukonnad võiks on ka olulised, et Hegemann ütleb, et me usume, et klubid on kohad, kus noored sotsialiseeruvad positiivsel viisil. Nad kogevad mitmekesisust, kohtuvad uute inimestega, leiavad sarnaselt mõtlevate inimeste kogukonna ja lõbutsevad. Rohkem elavaid kultuuriruume tähendab seda, et rohkem loovaid inimesi jääb linna elama, mis omakorda avaldab positiivset mõju linnale ja selle tulevikule. Klubides toimuv sotsialiseerumine kannab edasi demokraatia põhilisi väärtusi ja põhimõtteid. Avatus, liikumisvabadus, vägivallatus, mitmekesisuse sallivus on meie sotsiaalse elu põhiosad. Neid väärtusi elatakse ja praktiseeritakse klubides loomulikul viisil ilma kindla eesmärgi või ideoloogilise suunata. Noored inimesed kogevad neid väärtusi ilma, et neid peaks õpetama keerukate meetodite abil. Piisab vaid klubisse minemisest ja skeene osaks saamisest, et õppida demokraatlikke väärtusi. Need inimesed rakendavad neid väärtusi hiljem teistes ühiskonna valdkondades, tööl, eraelus, perekonnas, üldiselt igapäevaelus. See on oluline panus, mida klubid annavad ühiskonnale ja demokraatiale. Et see nagu toob kuidagi kenasti ka kokku selle, mida ööelukultuur tegelikult võib teha ja kuidas noori kaasata ja ka Unda festivalil tegelikult see pilt, mis seal avanes nendest tõesti väga toredatest inimestest, kes sinna tulid, nad olid hästi värvilised, neil olid keskmisest ERMi külastajast juba teistsugused riided, soengud, käitumismaneerid, aga kõik oligi hästi rahumeelne, hästi tore, hästi sotsiaalne ja muidugi sinna tuldi eelkõige ikkagi tantsima ja muusikat kuulama. Et see oli siis selline väike tantsukultuuri ja ööelukultuuri ja kogukondade teemaline ettekanne, et ma lõpuks panen lihtsalt veel väikese tantsuvideo, mis siis sai näitusele kogutud materjalist kokku pandud väikese. Kuidas inimesed on alati tahtnud öösiti tantsida. Suur tänu, kas on kellelgi küsimusi? Küsimus, millele on antud võib-olla väga palju erinevaid vastuseid, aga kuidas sina oled enda jaoks mõtestanud, millal algab öö? Et kas pimeduse saabumisega või kindla kellaajaga? Jah, seda on küsitud enne ka, et ma üldiselt vastan sellele nii, et oleneb kellelt küsida, et eks iga inimese jaoks on erinev ja ka geograafiliselt see võib olla erinev,
et noh, öö ei ole ju tingimata pime, mida põhja poole minna, on ju, ja noh, suvel on ööd ju lausa valged. Majandusteadlastele, poliitikutele, kes tegelevad ööelu majandusega, algab öö näiteks, ma ei tea, mis oli kell 7 õhtul ja lõpeb kell 7 hommikul, et seal tuleb kuidagi ära määratleda, et paremini siis jaotada neid, ma ei tea, tegevusi ja mingeid analüüse, et ma ei tea, millal sinu jaoks algab. Et näitus pigem küsib ka just seda publikult, et esiteks, kellele kuulub öö ja just, et mis öö sinu jaoks on. Sain aru, et ERM jõudis nii-öelda klubikultuur ja ERMis tantsiti ja tundus väga vinge, aga kas sa oled mõelnud ka, et mõnda nii-öelda ööelu kohta, kas või sinna samasse halli Kalamajas või mõnda muusse nii-öelda ööelu paika, ka see näitus mingi satelliit või kuidagi läheb või kuidas sa arvad, et nemad ise nendest mõnes mõttes tehtud näitust seal koha peal, kuidas see oleks, et sul on ka erinevate nii-öelda ööuurijatega sellist koostööd ja kunstnikega, et kuidas nad sellisesse asja suhtuksid, et ERM läheb halli? Päris nii kaugel ei ole mõelnud, praegu mõte liigub selles suunas küll, et mida sealt näituselt saaks võtta ja veel võib-olla natuke ümber kujundatuna kuhugi viia. Et üks konkreetne mõte, millest ma veel ei räägi, vaikselt idaneb, et paratamatult see näitus, kuna ta on hästi mahukas, siis me ei jõudnud alguses seda niimoodi luua sellisena, et teda oleks hästi lihtne kuhugi, sellega minna siis kuhugi rändama, aga nüüd, kus ikka 3-4 kuud veel on avatud, aga ühel hetkel ta saab läbi, et kindlasti minu huvi oleks ja kui ma saaks teha koostööd ööelu asutustega, siis see oleks muidugi veel ekstra tore. Väga äge! Ma küsin siis veel enda poolt ka, et kas need öised kogukonnad on näitusele ka jõudnud ja kas nad on tagasi sidestanud midagi? On päris paljud, mis puudutab näiteks Lillade õuduste öö nii tegijaid kui võib-olla Kvääri kogukonda. Meil oli hästi tore üritus Tartu Pride'i nädalal, kus siis ka sai seda filmi näha suurelt ekraanilt ja Rebecca Põldsam tegi näitusel tuuri, siis keskendudes ka nagu nendele väljavalitud teemadele, et seal oli nagu näha ja mul nagu oli selle üle hästi hea meel, et tegelikult just see kogukondade kaasamine nagu tõesti toimibki, et tõesti oli nagu ütleme siis Kvääri kogukond oligi seal kohal ja tegelikult ja nii nagu Undaga ka, et palju inimesi, kes nagu ei arva, et ERM on nende muuseum või et see on Eesti Rahva Muuseum, aga see on kellegi teise oma, et tegelikult ma nagu näen öönäitus ja ma loodan, et kõik näitused tegelikult toovad sellist uut publikut, kes näevad, et Eesti Rahva Muuseum on ka minu muuseum. No väga vahva. Aitäh! Aitäh!